12. peatükk. Platsil astub Karl Vaino. 1980. aasta oli olümpia-aasta. Iseenesest mulle sport meeldib. Omal ajal elasin ma tuliselt kaasa Palusalu maadlusmatšile, aga see tiplade sport polnud küll miski asi. Puhas klouni tegemine. Mäletan, kuidas nad mängude lõpetamisel lasid õhupallidega õhku suure papist karu. See jõletis triivis otse maid Eestimaa kohale, kukkus vilinal alla nagu pomm ja litsus ühe lesest naise lehma laiaks. Pärast polnud puuslikuga midagi peale hakata, ära visata ju ei võinud, ikkagi Moskvast tulnud asi, aga majapidamises karupelletist kah rakendada ei saanud. Vedeles siis pealegi põlluveerel ning pätid käisid monstrumi varjus odekulonni joomas. Tehti Tallinnaski mingisugune laevaregatt. Puhatiblade laevad olid kohale seilanud. Aurora ja Soomuslav Potjomkin, Jaurik, Theodor Nette ning mis kõik veel. Labani üritus oli. Inimesed topiti kõik mingisugustesse hülgekostüümidesse ja sunniti punavingerdist auks tantsima. Hülgeid kutsuti vigrideks, mis minu arust pole ei hülge ega ka tõelise eestlase nimi. Tundsin kord üht pottseppa, kelle nimi oli Vigri. 1940. aastal, kui Ussi Puru Eestis võimu haaras, läks ta joonelt uute asjameeste poole üle. Oma truu alamlikkuses laskus ta selleni, et toppis pähe laia äärega kübara, sarnanemaks vasaraga, ning painutas jala kaela taha, et see siis on nagu sirp. Noh, aga pärast ei tulnudki jalg enam kaela tagant ära ja see Vigri-nimeline potsepp suri. Saate väga hästi aru, et niisugune Vigri-värk ja muu olümpia mulle kaunikesti närvidele käis. Polnud sel au ega häbi. Muide, näe, olekski peaaegu ära unustanud. Vahepeal oli Eestis toimunud võimuvahetus. 1978. aastal tõusis meie tiblade ninameheks Karl Vaino. Oli sealis mees. Ossa aeg! Kuidas taoline asi võimalikuks sai? No eks lugu oli selles, et va Käpin oli juba liiga uniseks jäänud. Alguses püüdis ta kangesti Brežnevit järgi ahvida, kammis kulmud turja norskas metsiku häälega, aga ajapikku hakkas magamine Käpinile lihtsalt meeldima. Muudkui magas ja magas. Teised ei leidnud teda enam kusagilt üles. Otsiti terve maja läbi, lõpuks istuti diivanile aru pidama ja siis korraga kuuldi, et keegi hingab vilinal patjade all. Eks siis kergitati neid ja avastati Käpin, kes oli end kerra tõmmanud ning nii magusasti magas, et rinna esine märg. No ta tukkus kohe igal pool. Vladimir Käo magas kord terve öö ära, siputas ja vähkras voodis, ise mõtles, et mis pagana mügar tal seal jalutsis on. Noh, hommikul selgus, Käpin põõnab kägaras kui pesukaru. Käo saputas ta linade vahelt põrandale, aga vanamees magas ikka edasi. Seda asjaolu kasutas osavasti ära Valge Maja luksepp Karl Vaino. Ühel päeval istus ta Käpini trooni peale mutrivõtti peos ja ütles hämmastunud rahvale, kes nagu ikka Käpini magavat nii unepehmed keha otsisid. Jätke see Käpin, kus see ja teine. Nüüd istun mina tema koha peal. Oli muidugi kahtlejaid, aga kus sa luksepa vastu saad? Kui proletariaat möllama kukub, siis on olukord halb. Nii jäigi sedasi, nagu Vaino ütles. Pealegi arvas Valge Maja rahvas, et mis tähtsus sel, kes just eesotsas seisab. Neil olid omad meelelahutused, kus nad rahva raha läbi lõid. Aga Vaino puhul läksid nad kõik kalt. Vaino oli väga raske käega mees. Mutrivõtti oli tal alati niimoodi ära pandud, et oleks hea võtta ja eesti keelt Vaino üldse ei osanud. Ning kui keegi julges seda tema juuresolekul kõnelda, toodi kohe jälle mutrivõti lagedale. No niisugune sigadus oli minu meelest juba liig. Läksin ühel päeval Vaino juurde ning asusin eesti keeles rääkima. Messi, ütlesin ma. Ader. Sussi. Memmekene hellakene. Vaino vana tibla pungitas silmi ja kahmas mutrivõtme, aga tule nüüd sepa vastu mutrivõtmega. Pane mutrivõtti ära, ütlesin ma. Ma olen niisuguseid tagunud oma elus mitu tuhat. Näita, võib-olla on seegi minu sepistatud. Kahmasin Vaino käest mutrivõtme ja no muidugi, oligi minu tehtud. Kulla mutrivõti,
küsisin ma salajases sepakeeles, mida mõistavad ainult meistrid ja tööriistad. Kuidas sa küll nii alla oled käinud, et tibladega ühte jalga käid? Ta on tibla, imestas mutrivõti. No ja, meister, kus ma seda teadma pidin? Sa sinder, näe, kuidas võib viltu vedada. Vaadake, tööriistad on tihtipeale üsna rumalad. Vainost tibla ära tunda, selleks poleks vaja erilist nutikust, aga mutrivõtmel jääb sellest puudu. Igatahes nüüd, kus olukord talle selge oli, ei viivitanud mutrivõti sekunditki, vaid äigas Vainole vastu pead. Sellest ajast saadik suhtus Vaino minusse alandliku hirmuga. Ka õppis ta ära natuke eesti keelt. Käisin teda veel mitu korda vaatamas ning sõimamas, et miks ta on selline vilets tibla. Vaino kuulas, kõrvad lontis, minu sõnadest aru ei saanud ja tänas hiljem nõuannete eest. Oli ikka loll. Niisiis. No ja, pärast Vaino ametisse asumist tekkis probleem, kuhu panna käbin. Lõpuks okutati ta Vaderi kohale presiidiumi esimeheks. Vader nimelt, ühes oma klaasis silmaga, mis mahutas 200 grammi konjakit, oli juba ammu baaride ja restoranide rägastikus kaotsi läinud. Paar korda nähti teda vilksamisi Männiku õllepoes, kord olevat Vaderit silmatud ka julgetes meestes. Hiljem jäljed katkevad. Arvata võib, et tema isiksus lahustus alkoholis ning alles jäi vaid midagi segast, millel puudus nimi ja mida oli võimatu ära tunda. Ma olen selliseid juhtumeid näinud küll. Mees joob, värv tema näost kaob, näojoonid sulevad ja varsti on alles vaid mingi ebamäärane lutti meenutav olend. Eesti ajal esinesid tsirkuses vennad Tombergid, kes lahustasid ennast viinas. See oli väga põnev number. Nii palju 70ndate lõpus toimunud võimuvahetusest.